läheme siis esimese Moosese raamatusse, nagu ikka. Selles raamatus on 50 peatüki ja täna oleme peatükis 35. Jookskem võidujooksu. Tegelikult see tema tuli kolmapäeva piiblitunnist, kui me vaatasime kirja hebralastele, et me peame jooksema seda võidujooksu. See on see kristlik elu edukalt. Ja paneme maha kõik koormav ja kõik patt, mis takerdab meid. Ja veel üks põhjus, miks tuli selline teema, on sellepärast, et ma just panin ennast ja Railandi kirja, et me läheme Pühajärve jooksule juulikuus, juuli keskel. Et see tähendab, et ma pean siis vormi saama kohe. Et ma ei ole väga tubli olnud, ei ole jooksmas käinud. Vist reedel ma käisin, aga peale pika aja. Ja siis me läheme kahekesi. Ja nagu igal jooksul, kui me jõuame sinna, me tahame, me jätame kõik asjad auto peale. Kõik kotid, rahakotid ja kõik, mida vaja, jopet ja pikad püksid ja kõik nemad jäävad autosse. Sest meie tahame võistelda ja saame kõige paremat aega, mida me saame teha. Ja ma juba tean, et Railand jätab mu maha kohe algusest, stardist ja läheb edasi. Aga ma ikka siis annan oma parima, et mul tuleks enam-vähem nagu normaalse aja. Ja siis me vaatame lõpupoole. Me vaatame kogu aeg edasi. Me tahame finišisse jõuda. Ja sellepärast oleme valmis kannatama, oleme valmis, et natuke nagu ebamugav, et meil oleks ebamugav. Las olla, sest on võistlus ja me tahame inimestest nagu mööda saada kogu aeg. See on jooks. Ja Piibel ütleb, jookskem edukalt seda võidujooksu, mis on meile määratud. Kui me tuleme siis esimese Moosese raamatusse, siis me näeme, et Jaakob, kelle uus nimi on Iisrael, tema, et seda võidujooksu edukalt joosta, tema teeb samuti, jätab kõik vana maha. Kõik vana maha. Algab sellega salmides 1-4, et ta kõrvaldab kõik ebajumalad ära. Nüüd ma siis loen esimesest salmist peatükis 35. Ja Jumal ütles Jaakobile, võtta kätte, mine üles Betelisse, ela seal ja tee sinna altar Jumalale, kes sulle ennast ilmutas, kui sa põgenesid oma venna Eesavi eest. Ja Jaakob ütles oma perele ja kõigile, kes olid koos temaga, kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja puhastage endid ning vahetage riided. Ja me võtame kätte ning läheme üles Betelisse ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu ahastuse ajal ja oli minu teel, mida käisin. Siis nad andsid Jaakobile kõik nende käes olevad võõrad jumalad ja kõrvarõngad, mis neil kõrvus olid, ja Jaakob mattis need maha ühe Sekemi ligidal oleva tamme alla. Lõpuks Jaakob hakkab juhatama oma peret. Eelmises peatükis oli nii paha lugu, et juhatus oli puudu.
ja siis tema pojad tulid ette ja tegid mingit kavalust. Aga lõpuks Jaakob ütleb, et nüüd Jumal on rääkinud mulle ja me läheme edasi Betelisse. Mida tähendab nimi Betel? No see on 2 heebrea sõna. Esimene Bet tähendab koda või maja ja siis El on see Jumala nime nagu lühivorm. Betel, Jumala koda. Et me läheme sinna, kus Jumal oli enne minuga. Me läheme sinna tagasi. Ja et näidata, et oleme nagu väga tõsised selles, siis me jätame maha kõik võõrad jumalad. Huvitav. Miks Jaakobi peres oli nii palju neid võõraid jumalaid? Jaakobi pere pidi olema see õige pere, kes usub selle ainsasse tõelisse jumalasse. Aga nendel on kaasas neid võõrad jumalad. No siis kohe tuletab meelde, et Rahel varastas oma isa need teeravid, need ebajumala kujud. Et ilmselt oli see probleemiks neil. Aga Piibel ütleb, et nad korjasid need kõik kokku, andsid Jaakobi kätte ja ta mattis need kõik maha. Ja jätsid neid seal Sekemi lähedale. Ja siis nad läksid edasi. Ja mitte ainult see, et nad jätsid neid maha, vaid Jaakob ütles, et see on nagu uus algus. Ja me teeme ennast nii väliselt kui seestpoolt puhtaks. Et ütles, puhastage ennast. Et tee endale vanni, et saa puhtaks. Ja vahetame riided ära ka. Et kõik tulid siis puhtana ja ilusate riietega, et maha matta need võõrad jumalad. Et siis nad jätsid need sinna. Meil tuleb ka need võõrad jumalad maha matta. No kõik, mis koormab meid sellel võidujooksul. Ja ma saan aru, et võib-olla teil ei ole selline Buda kuju kodus. Mõnedel on siin Eestis, aga võib-olla sul ei ole täpselt selline asi, nagu Jaakobi perel oli. Aga need võõrad jumalad on meie ümber igal pool. Iga asi, mis tuleb Jumala asemele. Ja isegi nagu rääkisime sellest Hebra kirjast, et kõik koormav, isegi need asjad, mis ei ole nagu otseselt nagu pahad asjad või patt, aga kõik, mis koormab, kõik, mis võtab ära sinu aja, võtab ära sinu energia, sa oleks saanud rohkem Jumalat teenida, aga hoopis tegelesid oma hobiga, hoopis tegelesid kõige muuga, aga mitte Jumala asjadega. Võib-olla see on üks asi, mis koormab. Tuleb selle maha matta ja siis sa saad paremini Jumalat teenida. Ja siis Jaakob ütles, et me läheme uude kohta. Siis oli uus koht, vaatame salmid 5-7. Ja nad läksid teele, aga hirm Jumala eest lasus ümber kaudsel linnadel ja need ei ajanud taga Jaakobi poegi. Ja see on hea, sest mäletate, et Jaakob just ütles, et poisid, mida te tegite? Te tegite nii suure nagu teotuse kanonlastele, neid tappes, et nüüd vaata, meie ümber on kanonlasi palju rohkem kui meid, nad siis tulevad mu kallale. Aga õnneks Jumal kaitses neid selle eest. Ja salm 6. Jaakob jõudis Luusi, see on Betelisse, Kanani maal, tema ja kogu rahvas, kes oli koos temaga. Ja ta ehitas sinna altari ning pani sellele paigale nimeks Beteli Jumal. Sest seal oli Jumal ennast temale ilmutanud ja kui ta põgenes oma venna eest.
see vana koht ei sobinud. Nemad olid liiga nagu kananlaste lähedal. Et Tiina nagu läks sinna, et nendega, nendega nagu tutvustada. Jaakob ütles, me läheme hoopis Beetelisse. See on Jumala koda. Ja ta läks Isakile lähemale ka. See mõte oli see, et Jaakob nagu tuli koju lõpuks. Ta põgenes ära Eesavi eest, nüüd ta tuleb koju. Nüüd ta tuleb lähemale sinna, kus Isak on. Kus on need tõotused. Kus on see uus koht. Ja meie ka, me tahame olla selles õiges kohas. See vana koht, kus sa olid maailmas, me enam seal ei käi. Enam nendes kohtades me ei käi. Ma ei tea, kes ennem käis baarides ja joomas või ööklubides, aga need on need vanad kohad. Me enam seal ei käi. Nüüd me oleme uues kohas, sest nüüd me kuulame Jeesusele. Ja me tahame olla sellistes kohtades, kus me saame Jumalat teenida, kus me saame nagu puhtaks jääda Jumala ees. Ja veel üks uus asi, uus nimi. See on juba tuttav teema, aga loeme ikkagi alates 9. salmist. Ja Jumal imutas ennast taas Jaakobile, kui see Mesopotaamiast tuli ja õnnistas teda. Ja Jumal ütles temale, Jaakob on su nimi. Ärgu hüütagu su nime enam Jaakobiks, vaid su nimi olgu Iisrael. Ja ta pani temale nimeks Iisrael. Ja Jumal ütles temale, mina olen kõigeväeline Jumal, ole viljakas ja paljune, sinust saab rahvas ja rahvaste hulk, ja sinu niudeist tulevad kuningaid ja maa, mille ma andsin Abrahamile ja Isakile, ma annan sinule ja sinu soole pärast sind ma annan selle maa. Paar peatükki tagasi, esimest korda Jumal andis Jaakobile uue nime, kui ta maadles selle Jumala ingliga ehk Kristusega ise. Ja tema ütles, sinu nimi on nüüd Iisrael. Tuletame meelde, mida need nimed tähendavad. Jaakob tähendab see, kes võtab kannast kinni. Ehk see, kes niipea, kui sa pöörad selja, siis ta võtab sinust kinni, petab. Jaakob tähendab nagu pettur. Aga Iisrael, mida see tähendab? Iisrael tähendab, et Jumal nüüd võitleb Jaakobi eest. Näete seda jälle hebra sõna, Iisrael. Mäletate, et El on see Jumala nagu nimi, lühendatud nimi. Et Jumal on see, kes võitleb Jaakobi eest. Ei ole enam see, et Jaakob mõtleb ise välja ja petab ja teeb mingid vandenõu, aga nagu tema poisid tegid. Aga Jumal nüüd võitleb. Nüüd ta usub temasse. Usaldab teda. Et Jumal näiteks praegu kaitseb teda Kanani maal. Muidu Kanani rahval on põhjus kallale tulla Jaakobile ja tema perele, aga ei tule, sest Jumal kaitseb neid. Jumal siis võitleb tema eest. Ja meie, kes me oleme Kristuses, meil on muidugi uued nimed. Sul on uus nimi. Et Piibel ütleb, et Jeesus on kõigi patuste eest surnud. Ja ma tean, et mõned ütlevad, nagu näiteks inglise keeles, et I'm just a sinner saved by grace. On lihtsalt patune, kes on armuga päästetud.
et ma saan sellest aru ja ma olen ise seda öelnud. Aga kunagi mulle näidati, et Uues Testamendis Jumal ei nimeta sind, kes oled Kristuses, patuseks. Ta ei ütle, et sina oled patune. Ta ütleb hoopis seda, et sa oled püha, et sa oled Jumala laps, et sa oled vastu võetud Jeesuse poolt, et sina oled koos pärja, koos Jeesusega. Sellised me nüüd olema. Meil on uus nimi, just nagu Jaakob sai Iisraeliks. Me oleme patused või olid patused, kes on nüüd pühad, kes on nüüd Jumala omad. Uus nimi. Siis me paneme need kõik maha, need jumalad ja unustame need vanu kohti ära ja vana nimi. Kõik on uus. Võtame kätte kõik, mis on uus. Ja et seda edukalt, seda võidujooksu joosta, siis me vaatame tõotuste poole. Me vaatame kogu aeg edasi, ette, kuhu me läheme, mis on meie sihtmärk. Ja kui sa oled nagu näiteks Pühajärve jooksul, millised tõotused, mille eest sa jooksed? No üks tõotus on see, et kui sa jõuad finišisse, siis lõpuks see piin ära. Et praegu sul on raske hingata, praegu kõik valutavad. Aga kui ma jõuan sinna, siis see piin lõpeb ära. Ja võib-olla saad mingi teesärgi ka, võib-olla saad mingi medali ka, ma ei tea. Mingi kupongi mõnikord antakse. Aga selles kristlikus võidujooksus on hoopis suuremad tõotused. Vaatame neid tõotusi. Vaatame kõigepealt, et mis olid Iisraeli tõotused. Nüüd, nagu Jumal just ütles, kõik Abrahami tõotused ja kõik, mida lubati Iisakile, nüüd kehtib Jaakobile ja tema poegadele. Ta ütles, et sa saad suureks rahvaks. Sa saad suureks rahvaks. Ja et seda nagu tõestada, tuli veel üks poisslaps. Vaatame siis salmid 16 kuni 20. Siis nad läksid Peetelist teele, aga kui veel tükk maad oli minna Efratani, pidi Rahel sünnitama ja tol oli raske sünnitus. Tema raske sünnitamise ajal ütles aitaja naine temale, ära karda, sest ka seekord on sul poeg. Ja kui ta hing oli välja minemas, sest varsti ta surigi, pani ta nimeks Ben-Oni, aga tema isa kutsus teda Benjaminiks. Ja Rahel suri ning ta maeti Efrata tee äärde, see on Betlema. Ja Jaakob püstitas tema hauale samba, see Raheli hauasammas on alles tänapäevani. See väike lugu on kurb ja rõõmus samal ajal. Sest Jaakobi lemmiknaine Rahel, armastatud Rahel, suri. Aga ta suri sel ajal, kui ta oli just ilmale toonud veel ühe poisslapse ja tema nimi Benjamin. Nüüd on Jaakobil 12 poega. 12 poega. Ja see on see Iisraeli 12 suguharu algus. Nüüd on kõik 12 patriarhid olemas. No, hoolimata sellest, et üks on vast sündinud väike laps. Aga me näeme, et need tõotused hakkavad täituma lõpuks.
12 suguharu, salmid 22–26. Ja kui Iisrael elas seal maal, juhtus, et Ruuben läks ja magas oma isa liignaise Billa juures ja Iisrael sai sellest kuulda ja see oli paha tema silmis. No, selline imelik ja natuke vastik lugu siin. Mainitakse sellepärast, et siis me teame, miks Ruubenile ei kehti see õigus, et Messias tuleb tema soost. Et tema kukkus läbi. Tema oli kõige vanem. Muidugi see õigus, esmasünni õigus oleks läinud temale. Aga see läks temast mööda, sest Ruuben tegi sellist asja. Ja miks ta teeks sellist asja? Me loeme seda ja me mõtleme, et ma ei tea, ma ei taha sellist asja lugeda isegi. Aga üks mõte on see, et vanasti, kui keegi võtab nagu kuninga naise endale, siis tähendab, et tema tahab ise kohe kuningaks saada. Ja et Ruuben tegi seda veel sel ajal, kui Jaakob tema isa elas. Et võib-olla oli mingisugune vandenõu, et ma hakkan kohe oma pere nagu liidriks. Et mina olen Ruuben kõige vanem ja kuni isa ei teadnud, mida teha seal sekkumis, mina tean, ma oskan, ma olen valmis. Ja ta näitas seda sellise imeliku teoga. Aga nüüd see õigus läks Ruubenist mööda, aga kes oli järgmised poisid? Leevi ja Simeon. Aga nemad just tegid nii suurt pattu, tapsid ära kõik Sekemi mehed, et see õigus läks ka nendest mööda. Ja siis järgmine oligi Juuda. Ja Juuda soost on Jeesus tulnud. Et nüüd me teame, miks. Aga lähme edasi. 12 suguharu, salm 23. Jaakobil oli 12 poega, Lea pojad, Ruuben, Jaakobi esmasündinu, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar ja Sebulon. Raheli pojad, Joosep ja Benjamin, Billa, Raheli teenija pojad, Dan ja Naftali. Ja Silpa, Lea teenija pojad, Gaad ja Aaser. Need olid Jaakobi pojad, kes sündisid temale Mesopotamias. Hoolimata sellest, et mõned need poisid tegid ennast nagu kõlbmatuks, et olla Messia soost, need 12 Iisraeli suguharu on nüüd olemas. Ja mõned nendest on juba täiskasvanud ja nendel on juba omad lapsed olemas. Ja see juba hakkab täituma, et Iisrael saab suureks rahvaks. Ja kes sai seda näha? See oli Iisak. Ma loen siis salmid 27–29. Ja Jaakob jõudis oma isa Iisaki juurde Mamresse, Kirjat Arbasse. See on Hebronisse, kus Abraham ja Iisak oli võõrastena elanud. Ja Iisaki elupäevi oli 180 aastat. Siis Iisak heitis hinge ja suri. Ta koristati oma rahva juurde vana ja elatanud. Ta pojad Esav ja Jaakob matsid tema. Lõpuks Jaakob jõudis isa juurde, Iisaki juurde. Sai teda näha, enne kui ta suri. Ja õnneks ta elas nii kaua, et tal oli aega, et sinna jõuda lõpuks. Hoolimata sellest, et ta oli aastakümneid ära. Ja Iisak sai näha, mida Jumal oli nagu tegemas. Jaakob oli elus. See tõotuse laps. Abraham, Iisak ja nüüd Jaakob. Abraham sai ühe lapse endale. Abraham, sa saad suureks rahvaks. Üks laps. Iisak
sina saad suureks rahvaks. No ta sai 2 last ja ainult üks oli see tõotuse laps. Aga nüüd Iisak näeb, et see hakkab juhtuma, hakkab toimuma. Jaakob tuli tema juurde, tal on 12 poega ja tema pojad, nemad on juba teinud endale pered, mõned ja lapsi. Ja siis ta näeb oma lapselapsi ja lapselapsi. Ja ma ei tea, kas oli veel üks põlvkond. Aga ta näeb, et Jumal teeb seda. Tõesti ta teeb seda. Nüüd saame kunagi suureks rahvaks. Ta sai seda näha enne, kui ta suri. Ja Jaakob oli nüüd õiges kohas. Sest mis olid Iisraeli tõotused? Saab suureks rahvaks ja teine, ta pärib tõotatud maa. Ta pärib selle maa. Nüüd ta on Kanaani maa. Ta on isegi seal isa juures. Ta ei ole enam seal Mesopotaamias, sest tema tõotused on kõik seal Kanaani maa. Need on Iisraeli tõotused. Millised on meie tõotused? Meil on näiteks see, et püha vaim on meile kinnituseks, et oleme Jumala omad. Teine, ma lähen kiiresti, teine kiri korintlastele. Sest see seletab väga palju, väga lühidalt. 1:22. Kes on meid või Jumal on meid ka pitseriga kinnitanud ning meile andnud käsirahaks vaimu südamesse. Püha vaim elab sinu sees. Ta teeb päris mitu asja. Aga üks asi on see, et ta on siin kinnitanud pitseriga. Tähendab, et ta on pannud oma märku või ma ei tea, logo või mida iganes see on sinu südamesse, et sina kuulud Jumalasse. Sa oled tema oma. Ja keegi ei saa seda muuta. See on nagu ära märgistatud, et Jumala oma. Ja mida veel ta teeb? Jumal ütleb, et püha vaim on see käsiraha. Käsiraha. Mida ma kõige rohkem kuulen eesti keeles, on selline sõna, et ettemaks. Ettemaks tähendab, et me ei ole veel kõik saanud. Kas te saate sellest aru, et sa võid mulle öelda, et ma olen Kristuses, ma olen päästetud. Sa võid seda öelda, et ma olen päästetud, aga meie päästmine on ainult veel lihtsalt alustanud seda päästmist. See ei ole veel lõpuni viidud. Millal on lõpuni viidud? Üles tõusmisel. Siis on lõpuni viidud. Siis meil on uued ihud. Siis me elame seal taevas koos Jumalaga. Siis me oleme täiesti ilma patuta. Aga käsirahaks või see ettemaks on see, et meil on püha vaim südames. Jumal ütleb, et teil juba on see püha vaim, see tähendab, et te saate kõik kätte, mida ma olen lubanud teile. See on üks tõotus, mis meil on. Ja et siis on Jeesus üles tõusmise esmavili. Jeesus tõusis surnuist üles. Tõotus on selline, et tema oli vaid see esimene, kes näitab teed ette. Kõik, kes on uskunud Jeesusesse, lähevad tema järgi ja tõusevad surnuist üles. Isegi kui sa sured. Selline mõte, et just saime mõned kurgid seal kasvuhoones. Kui see esimene kurk tuli, siis ma korjasin ära ja koorisin, lõikasin tükkideks ja andsin pereliikmetele, ütlesid, et see on esmavili. Aga see suur lõikus veel tuleb. See veel tuleb.
Samamoodi Jeesus oli esimene, aga see suur lõikus oleme meie, kes me tõuseme surnuist üles. Ja Jeesus läheb meile eluaset valmistama. See oli üks piiblisalm, mida meie laagri lapsed õppisid pähe. Et ma lähen teile eluaset valmistama. See on üks tõotus. Ülestõusmine tähendab, et see ihu on olemas, oleme saanud selle ja siis meil on koht, kus elada ka Jeesuse pärast. Ja vaata seda, viimane. Ütled, et aga me ei ole Iisrael, kogu aeg sa räägid Iisraeli tõotustest ja lubadustest. Ka kõik Iisraeli tõotused on meile ka õnnistuseks. See on meile ka õnnistuseks. Ei tähenda, et me loeme Vanat Testamendi, et mis siis, et nendel on sellised tõotused, aga mina ei ole juut. Aga iga Iisraeli tõotus on sulle õnnistuseks. Iga asi, mida Jumal teeb Iisraelile, on meile õnnistuseks. See oli Jumala lubadus Abrahamile, et sa saad suureks rahvaks ja sa oled maailma nagu kõigile rahvastele õnnistuseks. Peamiselt Jeesuse läbi, aga see on rohkem kui see, sest tuleb Jumala riik. See Jumala riik on lubatud Iisraelile. See Jeesuse pealinn on seal Jeruusalemmas, või Jeruusalemmas. Tema valitseb rahutsauaga. Ta kehtestab õiglust siin maa peal. Tema on kuningate kuningas. Siis on rahu maa peal. Aga meie läheme ka sinna. Igaüks, kes on Jeesuse läbi tulnud Isa juurde, meie pärime ka seda kuningriiki. Me oleme ka seal ja iga õnnistus, mis on Iisraelile, on õnnistus ka, siis ka meile. Ka meie, kes oleme selles koguduses. Ma mõtlen, et kogudus selles mõttes, et iga usklik, kes on Jeesuse juurde tulnud, Jeesuse ajast, selle ajani, mil Jeesus tuleb tagasi, see on koguduse aeg. Me oleme kuidagi sisse saanud, ilma et ei saanud nagu juudiks saama. Ei pidanud Iisraeliga liituma. Me oleme inimesed igast rahvast. Me oleme kuidagi sisse saanud ja meie valitseme koos Jeesusega. Me oleme kaaspärijad, Piibel ütleb, koos Jeesusega. Ja Paulus ütles, tema kirjutas, et meie teeme juudi rahva kadedaks. Või vähemalt peaksime. Sest uskmatu Iisrael, mis siis, et oled Abrahami soost? Mis siis, et sinu perekonna nimi on Kohen, mis tähendab, et sa oled Leevi suguharust kunagi tulnud? Mis siis? Mis kasu see on, kui sa Jeesusesse ei ole uskunud? Iisraeli Messiasse. Siis sa lähed siis sa ei saa osa sellest kuningriigist, lähed põrgu. Aga see, kes on suvalisest rahvast, mingi näiteks Ameerikas segarahvast, et me enam ei tea, kust me pärit oleme enam, vahet pole, sest sa oled kuidagi sisse saanud Jeesuse läbi selles koguduses, kogu Kristuse koguduses. Ja sina oled seal kuningriigi koospärija, valitsed koos Jeesusega. Ja see, Paulus ütleb, et see peab juudi rahva kadedaks panema. Sest iga õnnistus Iisraelile on ka õnnistus meile tegelikult. Jookskem siis seda võidujooksu. Kuidas me teeme seda? Nagu Jaakob tegi. Paneme kõik maha, mis koormab.
need võõrad jumalad. Me enam ei käi nendes vanades kohtades. Meil on uued nimed. Oleme Jeesuse omad. Paneme kõik selle vana maha, nii et saame edukalt joosta. Ja siis vaatame vaid tõotuste poole ja läheme sinna poole, vaadates Jeesust ja mõeldes nende tõotuste peale, mida Jeesus on meile tõotanud. Ja siis me saame edukalt seda võidujooksu joosta.